C-vitamiin pluss spinat võrdub neerukivid ehk oksalaadid toidus. Soovitused, vastuolud ja nõuanded. Oksalaadid on orgaanilised ühendid, mida leidub looduses paljudes taimedes, aga ka inimorganismis toodetakse neid väikestes kogustes ainevahetusprotsesside käigus. Kuigi oksalaatide liigne kogunemine organismis võib põhjustada terviseprobleeme, näiteks neerukivide teket, on oluline mõista, et väikestes kogustes esinevad oksalaadid ei pruugi olla kahjulikud, võivad isegi mängida oma osa organismi normaalses talitluses. Oksalaatide tootmine organismis on osa mitmetest biokeemilistest reaktsioonidest. Näiteks ainevahetusprotsessid, oksalaadid tekivad teatud toitainete, näiteks C-vitamiini ja mõnede aminohapete lagunemisel. Seega on oksalaatide tootmine organismis osa loomulikust ja vältimatust ainevahetusprotsessist. Raku kaitsemehhanismid. On spekuleeritud, et oksalaadid võivad mängida rolli organismi kaitsesüsteemides, aidates näiteks neutraliseerida teatud toksilisi aineid või vabu radikaale, mis tekivad organismis loomulike protsesside käigus. Mineraalide tasakaal. Kuigi oksalaatide liigne kogunemine võib häirida mineraalainete nagu kaltsiumi imendumist, moodustades lahustumatu kaltsiumoksalaadi, mis võib ladestuda neerukividena, võib oksalaatide normaalne tase aidata reguleerida mineraalainete, eriti kaltsiumi, tasakaalu organismis. Siiski on oluline rõhutada, et organismi enda toodetud oksalaatide kogus on tavaliselt väike ja kontrolli all. Probleemid tekivad peamiselt siis, kui toidust saadavate oksalaatide hulk ületab organismi võimet neid efektiivselt töödelda ja eritada. Sel põhjusel on soovitatav inimestel, kellel on suurem risk neerukivide tekkeks või kes on varem neerukive põdenud, piirata kõrge oksalaadisisaldusega toiduainete tarbimist. Oksalaatide üleküllus. Mõned levinumad tundemärgid, mis võivad viidata oksalaatide üleküllusele. Neerukivid. Kõige levinum oksalaatide liigse kogunemise nähtus on kaltsiumoksalaadist neerukivid. Neerukivid võivad põhjustada teravat valuala seljas või külgedel, raskusi urineerimisel, vere esinemist uriinis ja iiveldust või oksendamist. Valu urineerimisel. Oksalaatide kogunemine võib ärritada kuseteid, põhjustades valulikku urineerimist. Kuse- või neeruinfektsioonid. Korduvad kuse- või neeruinfektsioonid võivad olla märk oksalaatide liigsest kogunemisest, mis soodustab bakterite kasvu. Valu kõhus või külgedel. Neerukivide moodustumine või liikumine võib põhjustada valu või ebamugavustunnet kõhus või külgedel. Sagedane urineerimisvajadus või urineerimisraskused. Oksalaatide kogunemine võib mõjutada normaalset urineerimist, põhjustades sagedast või raskendatud urineerimist. Hägune või ebameeldiva lõhnaga uriin. Muutused uriini välimuses või lõhnas võivad viidata oksalaatide kõrgele sisaldusele. Oluline on märkida, et oksalaatide ülekülluse sümptomid võivad sarnaneda ka teiste terviseseisunditega, mistõttu diagnoosi kinnitamiseks ja asjakohase ravi määramiseks tuleb pöörduda arsti poole. Ained, milles on palju oksalaate. Oksalaadirikkad toiduained hõlmavad spinatit, peeti, pähkleid, šokolaadi ja teatud marju. Inimesed, kes peaksid vältima liigset oksalaatide tarbimist, peaksid neid toiduaineid tarbima mõõdukalt. Siin on nimekiri täiendavatest toiduainetest, mis on tuntud kõrge oksalaadisisalduse poolest. Tee, eriti must ja roheline tee. Teelehed võivad sisaldada suures koguses oksalaate, eriti kui teed keedetakse pikka aega. Kohv, kuigi kohvi oksalaadisisaldus ei ole nii kõrge kui mõnel muul toiduainel, võib regulaarne ja suures koguses kohvi joomine siiski suurendada oksalaatide tarbimist. Mõned teraviljad, näiteks nisukliid ja tatar sisaldavad suhteliselt palju oksalaate. Mõned köögiviljad, lisaks spinatile ja peedile on suhteliselt kõrge oksalaadisisaldusega ka rabarber, lehtpeet, Šveitsi lehtpeet, okra ja maguskartul. Kaunviljad, näiteks sojaoad ja sojatooted, nagu tofu võivad sisaldada suurel hulgal oksalaate. Mõned pähklid ja seemned, lisaks eelmainitud pähklitele sisaldavad suurel hulgal oksalaate ka seesamiseemned, India pähklid ja mandlid. Mõned vürtsid,
näiteks kurkum ja mustpipar sisaldavad samuti oksalaate. Oksalaatide tarbimise vähendamiseks tuleks neid toiduaineid tarbida mõõdukalt, eriti kui on olemas neerukivide tekkimise risk või kui on diagnoositud neerukivid. Samuti on kasulik suurendada vedeliku tarbimist ja kaaluda kaltsiumirikaste toitude lisamist toidukorda, sest kaltsium aitab organismis siduda oksalaate, vähendades seeläbi nende imendumist verre ja jõudmist neerudesse. Oksalaatide sisalduse vähendamiseks toiduainetes ja nende mõju minimeerimiseks organismis on mitmeid nippe ja meetodeid. Siin on mõned soovitused: leotamine ja loputamine, kaunviljade, terade ja mõnede pähklite leotamine vees mitme tunni või isegi üle öö aitab vähendada nende oksalaatide sisaldust. Peale leotamist tuleks neid korralikult loputada puhta veega, et eemaldada leotusvees lahustunud oksalaadid. Keetmine, teatud toiduainete, nagu köögiviljade keetmine, võib samuti aidata vähendada oksalaatide sisaldust, kuna oksalaadid lahustuvad keeduvette. Keeduvett tuleks mitte kasutada teiste toitude valmistamiseks. Kaltsiumirikaste toitude lisamine, tarbides oksalaadirikkaid toite koos kaltsiumirikaste toitude või jookidega, aitab kaltsium siduda oksalaate juba seedetraktis, mis tähendab, et need erituvad organismist loomulikul teel, vähendades oksalaatide imendumist vereringesse. Toidu mitmekesistamine, piirates liiga oksalaadirikaste toiduainete tarbimist ja lisades rohkem madala oksalaadisisaldusega toiduaineid, saate vähendada oksalaatide üldist tarbimist. C-vitamiini tarbimise jälgimine. Kuigi C-vitamiin on oluline toitaine, võib selle liigtarbimine, eriti toidulisandina, suurendada oksalaatide tootmist organismis. Vastuolud. On tõsi, et kaltsium võib takistada raua imendumist, eriti kui tarbitakse toite, mis sisaldavad nii kaltsiumi kui ka rauda nagu spinat. Spinat on tuntud oma kõrge rauasisalduse poolest, kuid see sisaldab ka oksalaate, mis võivad veelgi vähendada raua biomastatavust. Oksalaadid seovad end rauaga, muutes selle organismi jaoks vähem kättesaadavaks. Samuti, kui spinatit tarbida koos kaltsiumirikaste toitude või lisanditega, nagu hapukoor, võib kaltsium seostuda oksalaatidega, aidates vähendada oksalaatide imendumist, kuid see võib samuti mõjutada raua imendumist. Raua imendumise parandamiseks koos spinatiga võiks kaaluda C-vitamiinirikaste toitude lisamist samale toidukorrale. Näiteks võiks spinatile lisada sidrunimahla või serveerida seda koos C-vitamiinirikaste köögiviljadega. Spinati söömine koos kaltsiumi ja C-vitamiinirikaste toitudega võib aidata optimeerida nii raua omastamist kui ka vähendada oksalaatide negatiivset mõju. C-vitamiin. C-vitamiin parandab raua imendumist, eriti taimset päritolu, mitte heemse raua puhul, nagu seda leidub spinatis. C-vitamiini tarbimine koos spinatiga, näiteks lisades spinatisalatile sidrunimahla või tarbides C-vitamiinirikkaid puuvilju nagu apelsinid, kiivid või maasikad koos spinatiga, aitab suurendada raua imendumist. Kaltsium. Kuigi kaltsium võib teatud määral vähendada raua imendumist, on selle mõju tavaliselt väike ja ei tohiks olla märkimisväärne, kui järgida mitmekesist ja tasakaalustatud toitumist. Kaltsium aitab siduda oksalaate soolestikus, vähendades seeläbi nende imendumist verre ja jõudmist neerudesse, mis aitab vähendada oksalaatide negatiivset mõju, nagu näiteks neerukivide riski. Võti peitub tasakaalus ja mõõdukuses. Mõõdukast C-vitamiini tarbimine. C-vitamiini tarbimine soovituslikus päevases koguses, mis on enamiku täiskasvanute jaoks 65–90 milligrammi päevas, aitab parandada raua imendumist ilma, et see oluliselt suurendaks oksalaatide tootmist organismis. Probleem tekib siis, kui C-vitamiini tarbitakse liigselt, eriti toidulisandite kujul. Toiduainete kombinatsioonid. Kui tarbida C-vitamiinirikkaid toite koos oksalaadirikaste toitudega, nagu spinat, aitab see parandada raua imendumist. Samal ajal, kui tarbida neid toite koos kaltsiumirikaste toitudega, näiteks lisades spinatisalatile juustu või serveerides seda piimatoodetega,
aitab see siduda oksalaate, vähendades nende imendumist organismis. Toon mõned näited, mis aitavad vähendada oksalaatide imendumist. Hapukoor või täisrasvane jogurt spinatiga. Sega see värske või kergelt hautatud spinatiga, et luua maitsekas ja toitev salat või lisand. Juustuga üleküpsetatud brokoli või lehtkapsas. Küpseta neid köögivilju koos rikkaliku juustuga, et lisada kaltsiumi, mis aitab vähendada oksalaatide imendumist. Rasvane kala ja spinatisalat. Valmista salat värsketest spinatilehtedest. Tõsta peale grillitud lõhe või makrell. Lisa kalale natuke värske sidrunimahla ja pisut hapukoort. Piimatoodete lisamine spinatisalatile aitab siduda oksalaate, vähendades nende imendumist. Parmesani juust ja oksalaadirikad köögiviljad, spinat, lehtpeet, Šveitsi lehtpeet, peedilehed, maguskartul, seller, petersell, lehtkapsas, teatud sortide lehtkapsas. Puista peale rikkalikult parmesani juustu, mis on hea kaltsiumi allikas. Toitumises esinevate vastuolude mõistmine ja tasakaalustatud toitumise järgimine on oluline samm tervislike toitumisharjumuste kujundamisel. Kui on mure oksalaatide tarbimise või raua imendumise pärast, on hea mõte konsulteerida tervishoiutöötajaga, kes aitab koostada isiklikuks vajadusteks sobiva toitumiskava. Vaata ka videot. Võtad sa D-vitamiini õigesti? Ja ka julgelt oma kogemusi kommentaarides või kui sul on küsimusi, siis aitame kindlasti vastust leida. Head tervist!